No vau, sõbrakesed. Näete, mina olen ühes toredas Eesti linnas. Ühes Eesti väikses linnas. Vaadake, ma teen väikese panoraami. Äkki tunnete ära, mis koht see on? Näete. Aga mul läks kõht natuke tühjaks, nüüd ma üritan sööma minna. Vaatan, kuidas selle söögiga mul õnnestub. Et teen väikse söögi, see on kaunis toredas linnas nagu Võru on. Nimelt ma olen nüüd otsaga Võrus, mõni auhind on vaja kätte toimetada. Ja võt niimoodi, ja siis ma pärast võtan ja räägin kõike huvitavat ja paremat veel. Aga sedasi. Ma üritan sinna majja minna. See maja peaks olema see, kus ma süüa tahan, niimoodi mulle näitas mäpp, aga kas siin tegelikult ka süüa saab? India toit peaks olema, mulle India toit meeldib. Ma tahaks proovida igatahes, nagu öeldakse, aga näete, siin on talv käes, talv maas veel, täiesti lumi on. Nii et vaatame, mis siin saab. Ja niimoodi, sõbrakesed, mänguelu mõttes, et aega kasulikult sisustada, mõtlesin, et teen videot seekord väikese autukese roolis. Käisin, külastasin meie Eesti ühte väikelinna, Võrut. Et oli asja natukene, et üks auhind oli vaja kohale toimetada ja siis ühe tuttavaga veel kokku vaja saada korraks. Ja nüüd ma sõidan tagasi koju. Et praegu mul on autos edasi, et pagasnik on manti täis. Ja praegu võiks vingelt seda mängu mängida, et mis Vene televisioonis kunagi oli pooled südes, et politsei peab kinni, ütleb, et tee pagasnik lahti, ütled, et ei tee, ma olen su 100 euri, ei tee lahti. Ja niimoodi jauraks, pärast teeks lahti, vaataks, mis sul on seal kottide sees. Kurat, mul on pagasnik hobuse sõnnikud täitsa pekkis. Sõitsin enne, siis mõtlesin, kuradi jama, kui peaks liiklusõnnetusse sattuma. Pärast on suured pealkirjad igal pool ajalehtedes, et rallifänn amatöör sattus liiklusõnnetusse, et auto oli hobuse sõnnikud täis. Aga ei, ma olen ilusti pakendatud, ilusti kottide sees ei lõhna midagi ja kõik tibi-tobi, et nagu väetiseks mulle pakuti ja siis ma mõtlesin, et kui ma niikuinii mööda Eestit tuuritamas olen, siis ma korjasin enne ühest kohast peale ära, et niimoodi on. Aga mis ma siin tahaks kiruda siin kogu aeg, et ma olen kogu aeg kirunud, aga mida aeg edasi, seda hullemaks on ju. Kõik värgid lähevad, ma siin Facebookis postitasin korra, et siin Rakveres, et kus seal mingi väike poekene on, väike ingel või kuidas ta on, et poodis mujal ka ja kuidas seal tööinspektsioon käib ja sõna otseses mõttes käib ja huiab, eks ju. Ja siis samal ajal räägitakse, kuidas meil on vingelt mõnus ettevõtluskeskkond ja jumala tore on ettevõtlusega tegeleda. Aga ma toon teise näite siin juures, et see oleks muidugi selles mõttes siuke asi ka, et eriti rekkamehed, et kui lähete firma ukse peale trampima ja palka nõudma suuremat ja värki, loomulikult tore on, kui saaks rohkem palka, aga ma arvan, te olete kõik kursis, kuidas need veohinnad on ja paraku need veohinnad meie tööandjatest ei sõltu. Neid sõltuvad rohkem nagu logistikafirmades, sest nemad on ennast nurka mänginud, nad on oma vahel suurte konkureerimistega need hinnad nii alla lasnud ja siis väidavad, et kliendid ei maksa, aga kui ütleme kaupa tahad saada, siis sa pead vedama ja see jutt, et keegi teine tuleb ja veab ära, see on, ütleme, selles mõttes tegelikult loll jutt. Aga ma toon teile ühe näite, et mul oli siin üks päev jutu ajamine ja siis tuleb niimoodi, et vaat ega transpordifirmad ka, et
ma ei tea, kuidas see ametlikult on, kuidas see seadusega on, et kui suur see käive peab olema, kui firma peab mingisugust majandusaasta aruannet sinna maksuametile esitama ja värki, see on kuidagi käibega seotud, kui suur see käive on. Aga point on see, et kui sul see käive nii suur on ja pead selle majandusaasta aruande esitama maksuametile, siis seda sa ei saa muidu teha, kui sa pead tellima auditi. Ja vaata nüüd on see vist käib ka kuidagi, see hind käib käive pealt, aga see, kui sa tellid auditi, siis see, kellega mina konkreetselt rääkisin, siis tuleb välja, siis sa maksad selle auditi eest 5000 euri. Kurat, võtaks küll, praegu rekkad sõidavad kõik nulliga ja miinusega. Ja siis me räägime, et meil on vägev ettevõtluskeskkond, eks ju. Aga mis siis põhiliselt järeldab? Meil on just nagu e-riik ja tiigrihüpe ja meil on kõik nii vägev. Kõike saab arvutist teha. Aga mis siit välja tuleb? Ei saa teha kõike arvutis. On vaja mingisugust kuradi auditit võtma. See tähendab seda, et riik ei usalda ettevõtjaid. Riik ei usalda isegi maksuametit. Kurat, arved käivad kõik läbi pankade, kõik on näha, kui palju income, kui palju outcome on, millest probleem. Aga ei, sa pead tegema veel ekstra kulutuse selleks. Kuhu me kurat jõudnud oleme? Samal ajal see kuradi riik igal jumala sammul ta valetab. Igal jumala sammul. Ja vaat, kui ma alustasin, räägin seda, et kuidas mingi väikse poekese kallal läheb mingi tööinspektsioon on ja. Kurat, tööinspektsioon on ja. Mida te kotite seda eraettevõtlust on ja. Tehke kõigepealt riigiasutustes asjad korda. Minge vaadake, kuidas riigiasutustes asjad käivad. Töö- ja puhkeaja seadused ja nii edasi. Ma arvan, et seal oleks vaadata küll ja veel. Et ma ei tea, kes eelmine kord vaatas, ma panen see ülesse ka, R33, seal oli ka tore, seal üks härra rääkis, ma ei saa nime öelda, mul ei tule praegu meelde, aga ka rääkis seda ettevõtlusteemat ja kuidas on, eks ju. Et põhimõtteliselt on see ettevõtlus meil juba riigi poolt eos niimoodi ära killitud. Et kui ongi keegi ettevõtlik inimene ja tahab midagi tegema hakata, sa ei saagi teha, sellest, et üks asi, sa ei saa endale palka näidata, maksta on ju. Sa pead ennast töötust maha võtma on ju. Ja siis on hea, kui otsaga kokku tuleks. Sellest ei ole vaja üldse rääkida, et firma omanik just nagu mingit kasu saaks, eks ju. Ja et see asi on ikka päris pekkis küll. Täna sõitma hakkasin kodust ikka päris äge, okei, hommikul külm ei olnud, 3 kraadi külma ei, aga vastik tuul ja sõidad oli okei, aga enne Viljandit siis läks jumala libedaks. Vaatasin ka jälle. Rekkade käest teemaksu võetakse, eks ju. Kui Viljandi Tallinna poolt nagu Viljandisse sõita, siis enne Viljandit seal on, et Tartu maantee peale saaks minna nagu. Sealt. Ja siis sealt lähen sõidan, kurat, see tee on jumala jääs. Tegelikult on asja point ju see, ütleme, et veokad ja värgid kõik tuleksid sealt kaudu mööda, et hakkaks Viljandi linnast läbi sõitma. Sinka-vonka kõik jumala jääs on. Ja siis ma läksin sealt üle Emajõe, kui pärast ära läksin, sealt läksin Rõngu peale, see tee ka täiega kinni tallatud lumi, mis on jumala jääles. Ma ise mõtlen jumala hea, et mul naastreevid all on. Et muidu siin talvel sõitsid, kurat, vägev pidurdad värki nagu kännu taga. Aga seal tolle jää peal oli niimoodi, et pidurdad isegi mulle hakkasid naastreevid ja 2 ABS tööle. Ja siis mõtlen, mille kuradi pärast peavad need rekkad maksma teemaksu. See meie fucking valitsus ütleb, tule maksta teehooldusse. Kurat ei hoolda teid ju. Te panete selle raha mujale. Ja nii kui praegu selgunud on, ise te täpselt ei tea, kuhu te panete on ju. Kuluta ära meeletu armee on igasugu ametnikke. Siin on juttu olnud, et tuleb neid koondada ja värki ja meil ongi mingid spetsialiste puudu on ju.
Vot lasete need pooled sealt lahti on ja tulevad erasektorisse suured spetsialistid. Aga nüüd olgem ausad, kas neid nii väga tahetakse? Okei, ma arvan, et mingid mega suured firmad, mis on, need võib-olla mõnda ametnikku endale tahaksid, kes oskaks selles riigiga suhtlemise seadusrägastikus kuidagi hakkama saada, tead. Aga ütleme, siuke tavalise suurusega ettevõte, tal ei ole siukest kuradi mudusööjat sinna vaja, see tahab seal mitukümmend miljonit palka saada, on ju, ja jumala pekkis, nii kui meil praegu on. Valitsuse ahvid, koalitsioon läks just nagu laiali, mõned ministrid jäävad tööst ilma, eks ju. Kurat, neile makstakse mingid kompensatsiooni. Kompensatsiooni makstakse selle eest, et sind vallandatakse. Kus kuradi kohas erasektoris siukest asja kuuldud on? Seda enam, et osad neist on ju tegelikult, ütleme, osutunud valituks ja ta saab minna istuda Riigikogusse maha, on ju. Ta saab ju palka, kui muidu räägitakse, et see kompensatsioon on selle pärast, et vaata, et ta nagu, et nii kaua kui tööd otsib, et oleks nagu värk tasutud. Ta läheb istub ju Riigikogusse maha, hakkab sealt jälle palka saama. Ja samal ajal Riigikogus ka lõpetad ära, siis saavad kompensatsiooni. Mis kuradi kompensatsiooni, nahhui? Te lähete, teete lepingu 4 aasta peale. Te teate, 4 aasta pärast lõpeb teie tööleping. Teil on ette teada, eks ju? Mis kuradi kompensatsiooni, nahhui? Ma ei tea, see on üle mõistuse. Ja neil on kogu aeg kõigil, neil on vabandust ülegi. Ja kõik vägev on ju. Nii kui siin on, et ei, me ei hakka fosforiiti kaevandama, ei, me ei hakka midagi tegema ja värki on ju. Nüüd oli alles mingi artikkel, kuidas see lapsekese ohtu mõistusega kliimaminister käis seal Kanadas kuskil meie fosforiiti tutvustamas. Oota, milleks sul minna vaja tutvustama, kui ei ole plaani hakata kaevama? Järjelikult jälle valetavad. Kunagi oli see Eesti slogan Welcome to Estonia. Ei tea, meil peaks Eesti slogan olema, et valeta rohkem, tead. Kurat, küll ma ei tea. Täiega ajab kettasse see värk, eks ju. Mina ei tea, kuidas teist saavad. Ma olen siin alati ütlen, näed, ei olegi millegist uudist teha, jumala masendavad. Aga tegelikult ongi niimoodi, et kui neid Eesti uudiseid jälgid, noh, nii ehk naa kuidagi moodi sa jälgid, et ikka need tulevad su silma ette. Võt siis see ongi see, mis on nagu masendav, mis toimub, on ju. Need, mis tavainimesed Facebookis siin kirjutavad värki, vaatad, kõik on just nagu normaalsed inimesed saavad ajast aru. Ainuke asi, kes aru ei saa, on meil see, kes on seal kuradi valitsusele. Täiega pekkise. Praegu nagu on, et neil seal, ma eelmises videos vist rääkisin ka, et neil seal kui palju on, nüüd vist, et on 18 prossu, neil seal mingisugust reitingute jälgi see, kes seal koalitsiooni teevad, see 200-tajad ja rehvid, eks ju. Mida kurat? Oota, nüüd ei meeldida siin need minema, nüüd teeme koalitsiooni uut leppeid ja asju. Ja mida siin teha? Kurat, erakorralisi valimisi vaja. Ma ei saa aru, kui see, mis kuradi õiguskantsler ajab seal mingit jura. On. Minu arust ta peaks ameti nimetust muutma, ta ei ole mitte õiguskantsler, aga ta on valede sirgeks rääkija, tead. Defineerija. Kõik, mis on igatepidi täielikus vastuolus põhiseadusega, see tuleb räägib, ei, kõik on, jaa, okei. Jälle nad tõlgendavad, no mida kurat niimoodi ei saa niimoodi. Bürokraatia lokkab, seadused on kõik siuksed katkised seadused, pidevalt on neid vaja parandada. Kurat kuuled Riigikogu parandamise, ma ei tea, mis seadus on ju. Aga kurat, ma vaatan, et Jüristo või kes ta kurat oli, mis värk see oli, kui seal mingit asja nüüd, et tuleb välja, mingid erakonnad peavad jälle mingisuguse just nagu reklaami eest seal maksma neile, et mis kuradi annetus või värki võtsid vastu, et see on nagu praegu keelatud ja nüüd peavad just nagu maksma. Aga see on tegelikult jumala hea business plaan, eks ju. Et hakkame kõik siukest businessis bussineksi tegema. Et enne valimisi vaata erakonnad just nagu ei tohi seal kuidagi, mis ajal mingid reklaame midagi teha.
igaüks hakkab vingelt tegema, postitab, teeb seal mingile erakonnale, kellega teeb vingelt reklaami, on ju. Siis kui valimised läbi on, eks, siis ongi, siis, mis asi see on, erakondade, mis kuradi, mis selle asja ma ei tea, ma ei saa öelda praegu, ma ei hakka otsima ka kuskil, mis jura see on, et korruptsiooni, mis kuradi komisjon seal on see. Mõtlevad, kirjutab Pakosta vist jälle seal eesotsas. Mõtlevad neid asju välja, aga siis ütleme samamoodi, näed, reklaam oli, tehti reklaami, tead. Vot nii, see tuleb nüüd maksta, jälle Piraki 5 tonni, jumal hea, business ideele. Nii tulebki tegema hakata, ma ise üritan niimoodi teha. Kui ma ise just juhuslikult kuskil valimistel ei osale, peaministriks ei taha kandideerida või ma ei tea, presidendiks või kelleks veel iganes. No, iganes kandideerin igale poole, kuhu saab. Et kurat küll ikka, ma ei tea. Siin oleks ikka vingelt vaja, et ühelt maalt kogu need jõugud, mis on, see tuleb igal pool laiali veksta, sinna tulebki panna täiesti tavalised inimesed neid asju ajama. Okei, sinna võib mingisuguse ühe ametniku pärast palgata tööle ka, kes selle asja öeldakse talle ette, et võt, nüüd on vaja vormistada see, too 3., 4. asi kirjalikul kujul mingiks dokumendiks ja kes koostab selle dokumendi, aga niimoodi, et asju aetakse talupoja mõistusega, aga mitte nii, nagu praegu käib. See on ikka täitsa hullu maja, on ju. Ja nüüd, kui seal veeretab ka üksteise peale, kes mis maksu tahtis teha, kes mida, nüüd, et mingid asjad tühistatakse ära nagu, aga ütleme, suures pildis see mitte midagi ei muuda. Tavainimese jaoks on kõik juba niivõrd kirveks läinud. Või see uudis, et elektri hind on nii odav, tuulikud tööle ei panda. Ja siis tullakse juratakse, et paneme siin Eestisse must miljon tuulikut, on ju, siis hakkame elektrit saama hinnaga, seal lubatakse mingid 15 senti ja värki, on ju. Kurat, seda ei tule, mida rohkem need tuulikud on, seda rohkem manipuleerima hakkavad ja kui on elekter liiga odav, siis panevad need tuulikud seisma, lihtsalt, et elekter oleks kallis, on ju. Ja siis tulevad rahvale rääkima, ei no ja see on see börsi hind ja mis see, no see ei sõltu nagu sellest ja bla, 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 bla. Kurat küll, ma ei tea. Ülemõistuse, mis toimub. Ülemõistuse. Kas teid inimesed ei aja see närvi? No mind ajab ikka täiega kettasse ajab. Ja kõige lollem on see, et ma ei tea, kuhu seda kettast visata. Ausõna ei tea. Tegelikult selle kettaga tuleks kuskile visata ikka, no nii kõvasti, et hea, kui ta selle maamiini moodi ketas oleks. Viskad kohe. Kurat küll. Aga noh, vähemalt näed, ilm on juba ilusamaks läinud, päike on välja tulnud. Homme plaanis tahtsin kasvuhoonet panna, meil järvakandis lund ei olnud, aga kurat, kui maa külm on, siis ma neid vaiasi sinna maa sisse ju tampida ei saa jälle panna, ma ei teagi, mis teha. Aga eks ma vaatan homme, otsustan, mis ma teen. Et muidugi materjali võiks ära tuua ikka. Saaks järgmine kord teha, kui ilm okei on. Aga vaat nii see on. Aga nüüd ma lähen otsaga Savernas. Ma lähen siin sõbrapoisi juurest korraks läbi, ütlen tere ja siis ütlen head aega ja siis sõidan edasi. Sellepärast, et mul on pikk matk minna, ma olen siin kurat täna 337 kilomeetrit juba mööda Eestit sõitnud, toetanud Eesti riiki kütuse aktsiisi näol, käibemaksu näol, mis kütuse peale läheb, tead. Seal on ka meil topeltmaks, on ju, saate aru, kuidas aktsiisi ka veel maksustatakse, pannakse aktsiis ja siis aktsiisile läheb otsa käibemaks veel ja. Aga olgem ausad, see on topeltmaksustamine. Nii et võt niimoodi on see asi. Et igal sammul on üks räige päti tegemine. Ja tavakodanikku ei usaldata. Tava eraettevõtjat. Ei tea, millal see jama lõpeb. Aga küll ta ükskord lõpeb, ma arvan. Ükskord peab normaalseks minema. Aga see jama tuleb ära lõpetada, sest ega ma tean siin mõndasid riigifirmasi ka, kus
just nagu tuli mingi uus juhtkond, pandi paika mõni aeg tagasi, siis läks räigeks koondamiseks. Koondati seal igavene hunnik kontorirotte ära, on ju. Ja mis nüüd siis on, mis te arvate, et kas neid kontorirotte on vähem või? Ei ole. Nüüd on vinged tibid istuvad samade kohtade peal, ühel on küüned pikemad kui teisel. Ja vot niimoodi käib asi. Aga just nagu koondamine toimus ja kokkuhoid nagu toimus ja nüüd on armukesed ja tütred ja tütresõbrannad ja värgid, kõik on ilusti tööle pandud ja riigi nisa otsa. Tšunk. Vägev, eks ju. Nii et vaatame, aga okei. Panen siin nüüd praegu kinni, mine tea, pärast äkki tee veel väikest videokest. Vaatame, kui mul pikk tee minna, aga ma räägin sõbraga paar sõna juttu ja nii on. Ja oot niimoodi. Sõbra juures käidud. Teise inimese juures ka käidud. Ära nähtud, kätt surutud. Nii et nüüd hakkab juba päike loojuma. Õues on külm, ütleme niimoodi. Kus juures muidu kraad on -2 sain, aga tundub nii vastiku külmane, et on kohe. Ja nüüd on mul siit igavene pikk maa koju tõmmel täiega pikk, nii et ma ei teagi, mis saab. Nüüd on juba meelest ära läinud, mis ma enne siin lobisesin. Aga ütleme niimoodi, et ega suurt vahet ei olegi. Sest see, mida mina räägin, see on ju puhas kuld, kõik see on puhas kuld. Ja kus juures? Äkki eelmise video juures oli või? Ma nüüd ei mäleta ka. Aga ma ütlesin, et vaata, et kui pead mingid arvamust ütled või räägid, mis ma ise arvad nagu niimoodi. Ei suru ju kellegile peale, kuule, sa pead nii mõtlema või naa mõtlema. Lihtsalt mul on mure, ma räägin niimoodi, nagu mulle meeldib, nagu mina asjadest aru saan ja ma tahan seda teistega jagada. Ja sellepärast ma räägingi. Ja panengi niimoodi ülesse. Paljud mõtlevad, et see lollakas on. Mul on ükstapuha, mis arvavad. Aga põnev on ikkagi see, kui niimoodi paned. Ja siis, kui tuleb sinna kohta mõni siuke kommentaar, mis umbes ütlebki, et sa oled uhuu või niimoodi. See, kui siuke asi tuleb, siis ma alati mõtlen nagu niimoodi, nii, kedagi ma puudutasin ja kedagi see liigutas. Et ta lõi see enda ego nagu niimoodi välja. Tavaliselt siukses kommentaaris seal ei tule mingit põhjendusi, mitte midagi. Seal tuleb ka lihtsalt piraki pauh 10 ära ja siis on vägev. See ei tähenda seda, et ärge kommenteerige, vastupidi, kommenteerige. Sest see kommentaarium, see on siuke asi, mis on nagu edasiviiv jõud minu jaoks. Et minul on seda vaja teada, siis ma tean, et kui uhuu ma olen või kuidas on või mis on ja see on nagu üli oluline. Aga las ma mõtlen, mul on meelest ära kogu aeg alati mõtlen, et kurat, kõik ütlevad, et kui sul mingi mõte tuleb, pane kirja, aga siis ei ole käepärast kirjutusvahendit või ei ole kuhu kirja panna, jumala vastik on. Mul oli mingi kurei vaim, mingi hea mõte oli mul omastanud. No kõik mõtted, mis mul pähe tulevad, need on jumala head. Need on jumala head. Kui välja jätta see, et paljud on väga pahad mõtted. Aga tegelikult on vahva. Ja ma ei teagi, kurat küll, mis asja, mul oli mingi päris uhke mõte oli. Päris vahva mõte oli. No see on niimoodi, et vaata, kui jälle ma räägin see R33 stuudios, kui seal oli, nad rääkisid raamatu lugemisest ja Reijo räägib, et kuidas tema loeb, et tal on siuke kujutusvõime, et ta hakkab nagu ette kujutama seda, mis ta loeb seal ja see on täiesti arusaadav, sest minul on niimoodi, kui näiteks keegi räägib või midagi, eks ju, ja kui on mingi siuke koomiline situatsioon või mingi teema, on vahet ei ole, mis teema tegelikult, kui see teema mind natukenegi puudutab, ükskõik positiivselt, negatiivselt, kuidas on ju, siis mul hakkab automaatselt film ees jooksma, hoobilt kohe on ju.
ma hakkan enda jaoks seda panema nagu filmi, mitte see, et ma oleks mingi hull filmi tegija või hull režissöör, aga ma nagu kohe hakkan niimoodi ette kujutama, et kui seda nagu ütleme niimoodi videona või filmina vaadata, et kuidas siis oleks või kui koomiline see näiteks tunduks. Aga mul on jumala kahju, et mul ei ole sellist sõpruskonda, kes tahaks vingelt ka kaamera ees olla ja midagi teha, sest tegelikult võiks siukseid lühifilme tehagi kohe, et kirjutaks enne stsenaariumi valmis ja siukseid filme võiks teha, ütleme niimoodi. Ja ütleme, et tööpõli on ju lai, nii kui on, et tujurikkujad ja värgid on ka kõik siuksed pilkavad, aga samamoodi, eriti just, mis puudutab meie poliitikat, sel teemal saaks ju teha niimoodi, et Mustmiljon siukses komöödia võttes pilkavaid videosid saaks teha. No siukseid videosid, mis oleks lõppkokkuvõttes, kui nad on kõik ära lõigatud ja monteeritud niimoodi kokku, et siis täispikkus võib-olla ongi 5-10 minutit, eks ju. No, aga minul hakkab alati film jooksma kohe. Ja tihti lugu on niimoodi, et midagi ma ise ka, kui ma sõidan ja mõtlen midagi välja, et ma tahaks millegist rääkida, ma mõtlen, võt siis teen sedasi ja filmin sedasi ja siis teen nii ja siis teen naa ja kurat, kõik see jääb mul see mõtetesse. Ma ütlen, üks asi ongi see, et ülesse kirjutab, peaks kohe ülesse kirjutama ja pärast selle järgi hakkamagi tegema. Aga siis, kui ma jõuan sinnamaani, ma hakkan tegema, siis mul on see meelest läid suure entukaga ja siis ongi, jääbki tegemata. Niimoodi, et ma ei tea, kuidas seda niimoodi vaadata on, et mees sõidab ja sõiduautos niimoodi, midagi ei olegi teha. Et aga, mis sa teete, kuidas armastus 3 apelsini vastu, seal oli umbes mingi mis sa teed ikka vahtida on ja? Neiuke tuleb kivi, aga mis sa neiukest ikka vahime tead. Aga jah, praegu vähemalt tee kuiv siin, ma ei tea, ma loodan, et järgakandi peal lähen, seal on ka okei. Nüüd on muidugi okei, ma lähen siit lähen siit Tallinna maanteed pidi Tallinna poole, lähen sealt kaudu, et nüüd mul ei ole vaja kuskile kruttima minna. Mul on kõik asjad ära tehtud, et ma ütlen, et 3 kalmistul sai käidud. Et vaatasin vanaisa platsi peal käisin, et seal kui talvel sai käidud jõulude ajal või niimoodi, et siis vaatasingi, et lehti oli nii palju ja mul ei olnud reha ja sealt ma ka kuskilt reha ei leidnud ja seekord võtsin rehagi kaasa. Aga nüüd oli kurjad lumi maas, aga ma jonni ei jätnud, koos lumega riisusin kõik kokku ära. Et vähemalt niigi palju, et nii harva, kui ma käin, et siis vähemalt midagigi. Ja panin suuremat sorti küünled, et kauem põleksid ja et siis oleks ikka tore. Aga ma arvan, et siinkohal ma peaksin nüüd lõpetama ja soovitan teil kõigil, kes veel ei ole kuulanud, siis kuulake, vaadake vahepeal YouTube'ist seda R33. Ma olen ise seal saates 2 korda saanud käia, jumala äge, 2 korda siis ma tundsin ennast hulka paremini. Mis siis, et ma ise olen üksinda videosid teinud küll ja veel, aga niimoodi kohe oled teises kohas nagu stuudios, tead, siis tõmbas väikse sabina sisse küll, aga kui ma 2 korda olin, siis ma tundsin ennast palju kindlamalt. Nii et ma olen sellepärast Reiole jumala tänulik, et ta mind sinna saatesse vahepeal võtab, et siis ma nagu ise võtangi seda õppimise eesmärgil, et õpiksin niimoodi, et ma vahel ei räägi, seal inimesed helistavad saatesse, vaata, ja siis on väga tähtis see, et sa õpid ära kuulama, et vahel ei süsti sisse, et seal ma süstin ka vahepeal sisse, olen süstinud, aga ikkagi suures plaanis mul siin tagasisidet on kõik ütlenud niimoodi väikese naeruga koos, et näed, Kalle, tubli, suudad hoida oma möla kinni küll, kui vaja on, eks ju tead, et ei sõida kohe sisse. Aga see on tore, nii et soovitan teile vaadata, seal on siuksed lihtsamad teemad ja minul endal meeldib just see, et seal rahvas saab sisse helistada. No okei, paljudel ei ole julgust helistada ja paljud lihtsalt kuulavadki taustaks, aga ütleme, kes vähegi tahab kaasa rääkida, tahaks ka kuskil oma mõtteid avaldada, siis tasub, sest ma ütlen, see enda mõtete välja ütlemine, see on jumala kasulik. See on jumala kasulik. Üks asi on see, et kui sa oma mõtte välja ütled, see tähendab seda, et saad oma südamelt midagi ära öelda. Ja vaata, see on juba väga tähtis moment.
siis tänapäevases siukses stressirohkes elus ja kogu aeg seda igast jama aetakse ja kui selle kõik enda sisse kogud, siis tulevadki igasugused haigused ja värgid ja seda see kaua vastu ei pea. Et ma tean seda omast käest väga hästi ja sellepärast ma nii palju üritangi ennast kogu aeg välja elada, et mitte seda kõike endasse korjata. Aga nüüd ütlen teile kõigile aitäh, kes võtsid vaevaks ja viitsisid mu videokes ära vaadata. Ma ei tea, kui head emotsiooni või halba emotsiooni ma pakkusin, aga midagi ikka. Ja saite üht koma teist teada, milline see Kalle Krutski mees on. Kalle tahaks olla Krutski mees, aga ta ei oska olla. Ei oska. Aga okei, oleme lõbusad. Kommenteerime, paneme pöidlad, kus juures viimasele videole väga tubli, sinna pöidlad kõvasti pandud ja see on video näitamise koha pealt on see väga hea ja sellepärast pange alati pöial, isegi kui ei meeldi, pange pöial ja siis kui väga ei meeldi, siis saab pöidla panna nii, et näitab alla ka, seda saab ka panna, aga see mõjub ka hästi, et selles mõttes kõik emotsioonid on teretulnud, nii